tere tulemast vaatama saadet Elust ja poliitikast. Ja täna on meil saates, nagu ikka, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna naispoliitikud. On meil saates Eva Helme, Helle-Moonika Helme ja mina olen Evelin Poolamets ja olen saatejuht. Täna on meil 3 huvitavat teemat. Räägime Kersti Kaljulaidist ja tema seosest või tema positsioonist Eesti Olümpiakomitee presidendina. Räägime ka prokuratuuri tegudest nii seoses Kersti Krachti kui ka telefonipettuste juhi vabastamisega. Ja 3. teema on meil immigratsiooni teema. Vaatame siis sellele probleemile otsa, mis ta nüüd me endaga kaasa toob. Aga alustamegi esimesest teemast, et Moonika, mida sa üldse arvad sellest skandaalist, mis puhkes Eesti Olümpiakomitee ja Kersti Kaljulaidi juures? Ja ma olin tegelikult ise ka Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige. Urmas Sõõrumaa mind sinna kutsus. Tema selline idee oli, et täitevkomitees peaksid olema liikmed kõikidest poliitilistest erakondadest ja tema oli nagu ikkagi selline ühendaja. Ta vähemalt üritas asju paremaks teha, üritas, et kõik oleksid nagu rahul ja et inimesed, et oleks nagu selline spordipoliitiline konsensus. Ja ma olin üliväga üllatunud, kui Kersti Kaljulaid pani oma kandidatuuri üles ja ma ikkagi vaikselt lootsin, et selline hull asi ei saa ometigi läbi minna. Aga eks ta millegipärast see olukord oli niimoodi kujunenud, et Urmas vist ise ka väga jõuliselt kampaaniat teinud, et võib-olla ta siis lootis, et ta läheb see asi niikuinii läbi, aga Kersti Kaljulaid siis sai üllatuslikult EOK presidendiks ja ega ei läinudki väga palju aega, kui selgus, et järjekordselt see tõde, mida me nägime kõik need aastad, kui ta oli Eesti Vabariigi president, et tegemist on poliitilise aktivistiga, tegemist on, patoloogilise lõhestajaga, kes igale poole, kuhu tema ilmub, hakkavad kohe tülid, pahandused, intriigid, ühesõnaga inimeste üksteise vastu üleskeeramine, mingisuguste ideoloogiliste, talle oluliste agendade kohe nagu lauale toomine. Ja me väga selgelt ju nägime, kui ta sai presidendiks, mis tal oli üks esimesi asju oli see, et kui me saime valitsusse, siis tema kohe tõstis täiesti enne seda, kui üldse asi oli jõudnud, isegi vist minu meelest ei olnud isegi, või oli prokuratuur juba midagi algatanud, kusjuures tuletame meelde, et prokuratuur algatas puhtalt ajalehe artiklites ilmunud info põhjal siis nagu kriminaaluurimise ja siis puhtalt selle algatuse pealt Kersti Kaljulaid tõmbas siis õudse sae käima, et hakades rääkima siis perevägivallast ja me ju nägime Riigikogu saalis, kuidas siis, kui Marti Kuusik siis oli meie mis ministrikandidaat oli? Meil IT ja väliskaubanduse minister. Just, et nimetused on ju kogu aeg muutunud. Et siis, kui Marti Kuusik siis Riigikogus andis oma ametivannet ja allkirja, siis tema demonstratiivselt tõusis püsti ja läks välja ja ühesõnaga kogu see, kõik see, kuidas ta nagu käitus ja kõik need tema suhtused ja täiesti asja eest teist, aga Marti Kuusik mõisteti pärast õigeks, inimest väntsutati, eks ole, aastaid läbi kohtute, mõisteti lõpuks õigeks aga temal oli vaja siis panna selline asi nagu püsti terve selle oma presidentuuri aja Eesti Vabariigi presidendina, siis põhimõtteliselt ta selliste asjadega tegeles ja ega siis ei olnudki arvata, et kui ta siis ja olümpiakomiteesse maandub, et siis et ta ise on nagu kuidagi muutunud ja mina isegi ikkagi ütlen, et karma on selles mõttes õiglane ja lõpuks ta kätte sai ehk et
ehk et see, mida ta lootis seal tegema hakata, õnneks ta töö jäi nüüd pooleli ja kuidas ma ütlen, see, et meie taliolümpiamängudelt oli juba arvata, et ühtegi medalit ei tule, sest tegelikult see töö, mida olümpiakomitee pidi nagu tegema, kõik rahastus, ettevalmistus, sa rääksid siin sponsorrahadest, me võime nendest ka veel rääkida, et rahad tõmmati kõik koomale, seal oli ka rahade, sellist mitte sihipärast kasutamist, et rahad, mis olid ka riigieelarvest tuli, teile ainult sugugi mitte sportlastele ja see oli ka üks asi, mis talle ette heideti, aga tema juba, aga medali tõi meile ühesõnaga Henri Sildaru, kelle isa siis ta juba ühesõnaga hakkas juba hukka mõistma, eks ole, tõmbas jälle oma selle ideoloogilise agenda üles ja see kõik läks väga inetuks. Kõik läks väga inetuks ja see tegelikult oligi põhjus, et ta lõpuks oma kaevatud auku kukkus. Ja, et ta tõepoolest hakkas justkui avalikuks kohtumõistjaks ilma, et oleks olnud kohtuotsust või et meil kehtib ikkagi põhiseadus ja süütuse presumptsioon, et ei ole nii, et inimene mingite kuulujuttude põhjal määratakse nagu süüdi, aga mulle tundub, kui ma vaatan neid avalikke reaktsioone, et teatud määral justkui elatakse välja need samad pettumused ja frustratsioonid, mida Kersti Kaljulaid tekitas Eesti presidendina, nüüd siis elatakse välja tema umbusaldamisel EOK-i presidendina. Aga Eeva, kuidas sulle tundub, kas Kersti Kaljulaid oleks üldse saanud või mõeldav olnud, et ta oleks valituks saanud EOK-i presidendiks, kui ta ei oleks olnud eelnevalt Eesti president? Ilmselt mitte, aga Kersti Kaljulaiu puhul kipub ilmselt olema see, et teda nagu peabki ametisse määrama. Et teda määrati, eks ole, ju põhimõtteliselt presidendiks, teda määrati nüüd EOK presidendiks, et tema puhul see kipub nii olema ja kuidagi on ka temaga see, et ta nagu astub siis kogu aeg nagu sama reha otsa, et Moonika siin tõi välja selle Marti Kuusiku juhtumi, eks ole, ja nüüd on käimas, eks ole, Sildarude kohtuprotsess ja tema jälle läks sinna rindõieli seda neid pooli valima, kuigi, eks ole, protsessi pole olnud ja presidendina lõhestas ta ühiskonda sellisel moel, mida isegi Ilves ei suutnud. Ja kui me meenutame seda, et mida tegi Ilves, eks ole, 8 aasta jooksul, siis ta oli selle presidendi institutsiooni ja kogu selle rolli nii maha tampinud, aga Kersti Kaljulaid suutis ikkagi uue põhja leida sellele. Ja nüüd spordirahvas, ma olen ise ennast tabanud mõttelt, et kui meil oli, eks ole, EKRE tuur Ärka Eesti ja me kogu aeg ootame, et ikkagi nagu, et eestlased ka ärkavad ja võtavad nii-öelda nagu sellise initsiatiivi, mitte enam taluda seda, mis siin riigis toimub, siis mulle tundub, et see spordirahvas kuidagi andis nagu selle esimese märgu tule või eks ole, nagu seal 80ndate lõpus, seal 88, kui Erika Salumäe ja Allar Levandi, eks ole, tõid meile need spordimedalid ja Eesti rahvas ju nii tähistas seda, esimene sõna toodi, eks ole, Eesti lipud välja ja kõik see, et äkki on nagu, et seekord on jälle spordirahvas see, kes meile teed näitab. Ja ma mäletan seda, kui Erika Salumäe sai selle kuldmedali, kuidas rahvas kandis teda õlgadel, terve see Raekoja plats oli inimesi täis ja tegelikult oli ka Erika Salumäe selle poolt, et Kersti Kaljulaid maha võetaks ja minu meelest oodati, et Kersti Kaljulaid, olles president, Eesti president, et tal on sidemed ja kontaktid, et ta suudab sporti rohkem raha tuua. Aga jälle palju kisa, vähe villa, kasu oli temast suht vähe ja ma arvan, et teda ei oleks ka Eesti presidendiks valitud, kui meil oleks olnud otsevalimised.
eks ole? Ei, no absoluutselt aga mis puutub sellesse, sa ütlesid lootusesse, et tema oma sidemetega hakkab raha tooma või kontaktidega või oma ka positsiooniga, eelneva positsiooniga, et me ju kogu aeg, kui ta oli president, siis kogu aeg üritati talle seda autoriteeti tekitada ja ühesõnaga kõik kummardamine ja nüüd oli nii hästi näha, eks ole, et kui ta kukkus, siis väga paljud ka nendest, kes enne ühesõnaga hoidsid suu kinni, eks ole, mängisid seda mängu kaasa, kannatasid, kõik tegid lõpuks suu lahti ja ütlesid, et tegemist on täiesti ebakompetentse, mitte empaatilise inimesega, keda ei huvita tegelikult teised inimesed, kes ainult oma arvab, et tema on kõigist üle oma arrogantsest kõrgusest, eks ole, lihtsalt niimoodi ütleb, kuidas asjad peavad olema. Seal toodi teisi iseloomuomadusi ka välja, et ta on kärsitud, on kannatamatu, ta ütleb halvasti inimestele, et see ka kõik veel, aga mis nendesse sponsorlepingutesse ja rahadesse puutub, siis mul on selline tunne, et ka ettevõtjad või need inimesed, kes tegelikult kellel on raha olnud ja läbi ettevõtete või kuidas siis need sponsorid meil seal on, et need, kes on ikkagi sporti toetanud, siis tema persoonist lähtudes nad pigem hakkasid neid rahasid kinni hoidma ja see oli ju tegelikult ka talle koha kätte näitamine. Ja, et kuidas ta veel käitus sellel päeval, kui talle umbusaldust avaldati, kuidas ta seda kõnet pidas, et temal on ainult teada, millised need väärtused peavad olema, et ülejäänud spordiruum on täiesti rumal ja ma tean, et mõned inimesed, kes sinna kohale läksid, olid kahe vahel, nad ei olnud ennast viinud asjadega kurssi ja mõtlesid, et nad koha peal otsustavad, et või pigem olid ka positiivsed, et las kõik asjad jätkuvad nii nagu on, hääletasid vastu pärast, et just selle pärast, et see Kersti Kaljulaid käitus nii arrogantselt, ülbelt, et inimesed koha pealt otsustasid, et nad avaldavad talle umbusaldust, et oskas veel viimasel hetkel endale vee peale tõmmata ja Monika, sa väga huvitavalt ütlesid ka, et seesama, et kuidas nad käituvad presidendi institutsiooniga, et kui üleolev ja ülbe oli Toomas Hendrik Ilves, kuidas ta oli avalikel üritustel purjus ja näris nätsu aga Eva, kuidas sulle tundub, et kas see olukord saab paremaks muutuda, kui meil jäävadki kehtima praegune olukord, kus president põhimõtteliselt ju määratakse mingite tagatubade kokkulepetega? Karta on, et mitte, et tegelikult võiks selle põhiseaduse paranduse teha rahvahääletusega ära, et Eesti rahvas saaks ise endale presidenti valida. Ja minu meelest on juba väga hästi vastu võetud inimeste poolt see, et meil on EKRE presidendikandidaat Mart Helme, talle on avaldanud inimesed kõigiti toetust ja Mart Helme ei oleks mitte mingil juhul niisugune siis president, kes teeks presidendi institutsioonile häbi kuidagi. Et tal on iseseisev mõtlemine, tal on nii tohutu suur kogemus, ta pagas välispoliitikas, sisepoliitikas, et ma leian, et praegu oleks aeg nii küps sellise presidendi jaoks ja ka sellise presidendi jaoks, kes päriselt edendab ja esindab konservatiivseid väärtusi. Ja, tõesti on öeldud, et Eesti vajab presidenti, kes armastab Eestit ja ka Eesti Olümpiakomitee vajab presidenti, kes armastab sporti, mitte ei ole selline kohatäide, kes kuidagi kasutab neid positsioone enese upitamiseks ja mis ma tahan veel öelda, et ei ole takistus see, et me peaksime hakkama põhiseadust muutma. Aasta tagasi me muutsime põhiseadust, võtsime ära hallipassimeestelt ja Vene kodanikelt kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja presidenti koos validava. Minu meelest see ka ju ühendaks rahvast ja ta oleks ka uhke oma presidendi üle ja võib-olla annaks ka mõne asja rohkem andeks, kuna oma valitud president ja ka tõesti EKRE presidendi kandidaat on Mart Helme
ja Mart armastab Eestit ja tal on see kompetents olemas nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas. Aga vaatab siis, et kuidas meil siis see valimine läheb, et Moonika Helme, oled nõus hakkama presidendi prouaks, et sinu käest peaks ka ju küsima, et kui abikaasa valitakse, ega siis on ju päris vastutusrikas töö ka presidendi abikaasal. No lihtsalt ma tuletan meelde, et ma olen peaaegu sellist tööd teinud 4 aastat, kui me olime Moskvas, esindasime seal Eesti riiki ja ega see funktsioon väga suuresti ju tegelikult ei erine sellest, et nii nagu suursaadiku abikaasa, tal on oma funktsioon, ta esindab, tal on omad sellised, kuidas ma ütlen, omad võtted ja omad meetodid, olenevalt isiksusest loomulikult, ka kus ta saab nagu väga hästi omal nii-öelda pehmel moel kõrvalt seda tööd teha ja aidata seda presidendi institutsiooni nagu täiustada ja seda kõike nagu Eestit suuremaks teha. On täpselt samamoodi ka presidendi abikaasal, nii et selles mõttes minul isiklikult on see sarnane töö tutta, ma olen seda teinud ja mind, minul jalg ei värise, aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, oma abikaasat, mina tunnen juba rohkem kui 30 aastat ja üks asi on see, mis võib-olla me teame, et inimesed tihti peale, eks ole, mis nagu väliselt paistab väljapoole ja et võib-olla kusagil mingites teistes olukordades või kusagil on ta nagu teistsugune, siis ma võin kinnitada, et ei ole. Et täpselt samad hoiakud kõik, eks ole, mis nagu väljapoole paistavad, on tal olemas ka täiesti absoluutselt igas eluvaldkonnas, kaasa arvatud kodu- ja pereelus. Et ta on selline rahulik, väärikas, kuidas ma ütlen, väga kannatlik ja väga nagu hoidev, oma peret hoidev. Ehk et kui me siin ütlesime, et tegelikult mida ta on ise öelnud, et ta armastab Eestit ja tema ülesanne on lähtuvalt sellest ka siis tegutseda, siis mina isegi veel läheksin sellest nagu sammu võrra edasi ja ütleksin, et sellest tingituna, mida siis need eelnevad presidendid just Ilvest ja Kaljulaidi silmas pidades on siin vahepeal teinud, on tal veel üks väga suur ülesanne, kuidas panna Eesti inimene armastama Eesti riiki. See on küll väga tore tunne ja mõte ja ma arvan, et väga paljud inimesed saavad Mart Helmega ka suvel kokku, sest meil on plaanis presidendi tuur üle Eesti, aga ma väga loodan, et olukord paraneb ja ei juhtuks see, mida on Eerik-Niiles Kross juba välja käinud. Ta on öelnud, et nüüd on Kersti Kaljulaid vaba, et võiks jälle Eesti presidendiks määrata. No jumal hoia selle eest, et Kersti Kaljulaid jälle meil siin tuleks inimesi avalikult süüdi mõistma ja presidenti mängima. Anna armu, et presidendi rolli ta kindlasti uuesti välja ei vea ja Reformierakond, sealt muidugi võib kõike halba oodata. Aga vahetame teemat ja lähme sama keerulise ja problemaatilise teema juurde, nagu see Kersti Kaljulaid on meie prokuratuuri tegevus. Et nüüd hiljuti tuli välja, et prokuratuur on meil väga elava fantaasiaga, et kujutab olukordi ette, nii nagu Kersti Kaljulaid meil kujutab igasuguseid olukordi ette, et Eeva, sa nüüd oled neid viimaseid skandaale jälginud, et millise kommentaari sa nagu lühidalt annad just selle Kersti Krahti seisukohast vaadates ja selle telefonipettuse olukorrast vaadates? Ma osalesin eile koha peal selles pressikonverentsil, mille andsid siis Kersti Krahti advokaat Oliver Nääs ja Martin Helme.
ja see pressikonverents, see oli väga karm, see oli reaalselt karm, et kõigepealt rääkis Oliver Nääs, ta andis prokuratuuri kohta siis läbi riigi ringkonnakohtu materjalide põhjal hinnangu ja see oli väga-väga kriitiline, et kui me oleme harjunud sellega, et Martin Helme ja Kersti Kracht on, eks ole, alati olnud prokuratuuri ja meie õigusorganite puhul kriitilised, siis praegu on sama meelt ka mitte meie erakonna poliitikat toetavad advokaadid ja neid on mitmeid, kes on oma arvamust siis avaldanud. Aga mis ma toon, mida Oliver Nääs ise välja tõi sellest ringkonnakohtu materjalide põhjal, ta ütles, et prokuratuuri järeldused kogutud tõenditest olid meelevaldsed, otsitud ja oletuslikud, et kõigest väest taheti siis ikkagi näidata, kuidas Kersti Kracht on siis kõiki neid süütegusid toime pannud. Ja Kersti Kraht ise alustas oma sõnavõttu täpselt nagu sama karmilt. Ja kui me oleme, eks ole, kuulnud seda lauset nii Marti kui Martini suust, eks ole, et protsess ise ongi karistus, mis Kersti Krahti puhul ju on olnud. Ja Kerstil oli laua peal 3 tohutu paksu kausta ja siis ta küsis ajakirjanike käest, et arvake ära, et mis siin kaustades on. Ja need olid tal välja prinditud artiklid siis nendest artiklitest, kus on siis Kersti Krahti ja Ekret ja Martin Helmet ja kõike lihtsalt mõnitatud siis selle kohtuprotsessi heaks meedias. Ja seal ta tõi ka numbriliselt välja, natukene alla 100 artikli oli siis Ekspress Grupi poolt ja 46 ERR-ilt ja need olid siis tõesti 3 kausta täis. Muide, ma mäletan, kuidas tegelikult Ekret rünnati, öeldes, et näete, et Kersti Kracht on korruptant ja kõik see EKRE, et te olete kõik ühesugused. Ja ma vaatasin seda täpselt samamoodi, seda otseülekannet ja ma juhtusin seejuures leidma ühe vana artikli, minu meelest aastast 2020 või 2021, kus hakati juba rääkima, 2021 hakati rääkima, et oi, et on tõendid, järelikult see prokurör Taavi Pern hoiab need kõige magusamad tõendid kõige lõpuks. No lõpp on ju olnud, tal ei olnud ka siis, aga loodeti, et äkki kuidagi annab midagi välja meelitada, välja nagu petta ja kusjuures nad juba siis teadsid, tegelikult nad juba siis teadsid, et neil ei ole ühtegi asitõendit, aga ehitati seda pilve nii, et äkki veel kuskil tuleb ikkagi mingi asitõend, et nii USA-s ka hoitakse neid kõige raskemaid asitõendeid viimaste hetkedeni peidus. Ma mäletan, et ka kaitsjad olid hädas sellega, et neile ei avaldatud, kuulge, et mille põhjal te olete süüdistuse kokku klopsinud ja neil ei olnudki midagi varjata, sest neid asitõendid ei olnudki, eks ole. Ja no seal minu meelest isegi oli mindud nii kaugele, et saada välja, sõna mõttes välja imeda mingisugustki asja, et nad olid võtnud ja nüüd me peame rääkima ka sellest, mida nad selleks ju tegid. Enne seda, kui kogu see asi nagu püsti pandi, olid nad juba salaja kõiki pealt kuulanud ja see on nagu iseenesest veel eraldi teema, et kuidas ja mis ulatuses, mida tegelikult on meie privaatsusega tehtud. Ja. Et inimesed, kes ei ole nagu seotud, kes ei ole süüdi, kelle puhul ei tule nagu üldse mõttessegi, et võiks ollagi kuidagigi kahtlustatav või uuritav, ka neid kuulati pealt. Lihtsalt, et kusagiltki äkki tuleb midagi ja mis kõige kurioossem oligi, mida ma ka nagu siis kuulsin, et ka minu meelest Oliver Nääs ütles, et väga selgelt on nagu see prokuratuuri sellest nii-öelda süüdistustest näha, kuidas on võetud nende samade pealt kuulatud telefonikõnedest, on võetud ühest kõnest üks lause, teisest kõnest teine lause ja pannud süüdistus kokku, nagu nad oleksidki nagu järjest niimoodi neid asju nagu rääkinud. Mõnes mõttes see on ju asitõendite võltsimine. Ja, aga ma tuletan meelde, et Taavi Pern on juba põhimõtteliselt, kuidas see oli, et kas prokuratuur ise tegi talle kuidagi tuti või häbi juba varasemalt või oli ka mingi menetlusprotsess tema puhul, teda küll ei eemaldatud, aga asitõendide võltsimisega on ta ka varem vahele jäänud.
ja nüüd ta tegi seda jälle ja nüüd ta käib, ma vaatasin eile, kuidas ta andis veel seda intervjuud pärast, ega tal, mis tal öelda on, eks ole, tegelikult kui nad ka lähevad Riigikohtusse. Vaat nüüd minul on nagu huvitav, et loomulikult prokuratuuril on see õigus minna Riigikohtusse, aga mida teeb Riigikohus? Kui nüüd Riigikohus, kes on põhimõtteliselt kõik Reformierakonna käpikud, me ju oleme näinud seda määramise protsessi siin Riigikogus, ehk et sealt võib välja tulla midagi, kui see nüüd niimoodi läheb, eks ole, et ma üldse ei imesta, et siis ikkagi öeldakse, et jaa, Kersti on süüdi, mis siis, et asitõendid on võltsitud, mis siis, et on ebaseaduslikult pealt kuulatud, jälitustegevust tehtud ja kõike, tegelikult mingisuguseid süüdistusepisoode tegelikult ju ei ole, aga saame näha. Mina igatahes olen öelnud, et kui Kersti Kaljulaid sai EOK presidendi koha pealt vabaks, siis ma tegin postituse, et Kersti on vaba ja kui ühel päeval peaks ikkagi see ei ole enam ime, tegelikult see peakski nii minema, aga et kui see nii läheb, et Kersti ikkagi ka päriselt juriidiliselt, siis ta on tegelikult, ta ei ole süüdi, aga kui juriidiliselt õigeks jääb, siis ma teen teise postituse, et Kersti on vaba. Aga tõesti, Riigikohtu otsus ei ole veel jõustunud, selle edasikaebamiseks on 30 päeva aega. Ja nüüd ma mõtlen nagu selle peale ka, et kuidas siis Riigikohus võiks käituda. Riigikohus tavaliselt ei alusta uut mingit menetlust ainult sellisel puhul, kui siis tõesti on hoitud veel, ma ei tea, veel mingi väljamõeldud asi, midagi täiesti uut vaka all ja siis öeldakse, aga näete, nüüd see tuli veel välja. Või teine asi, Riigikohus jälgib, kas see menetlus on olnud seaduslik, õiguspärane. Ja ma ei tea, ma täna sõitsin Riigiprokuratuuri eest mööda ja tavaliselt on seal heal juhul 1-2 autot maja ees. Täna oli terve selline rida täis, ma ei tea, kas nad nüüd tulid kokku ja arutasid, et mida me nüüd teeme. Kuidas oma nägu päästa. Ja mida on ju ette heidetud ka ajakirjandusele, et kui nad alustasid klapperjahti EKRE suhtes, et olete korruptandid ja kui ka EKRE osalusega valitsus maha joosti, siis praegu ma tahaks nagu ajakirjandusest lugeda peaprokuröri kommentaare, umbes, et mida tema asjast arvab, kõrvulukustav vaikus, mitte midagi ei ole kirjas, mitte kuskil ei ole öeldud, et mis siis tegelikult juhtus, et klopsiti kokku selline süüdistus, inimene pandi veel ka aresti alla 6 nädal. Ja valitsus kukutati veel. Just. Ja siis selle peale veel öeldakse, et ei, nad ei oleks pidanud laiali jooksma, et kõik oli Jüri Ratasest kinni. Aga vaatame ja näeme, võib-olla siit hakkabki vaikselt normaalsus arenema, et EOK saab normaalse presidendi, Riigikohus ja kohtusüsteem teeb õiglased otsused, ei lase süütuid inimesi lõputult vaevata ja nende elu rikkuda. Ja ma ju viitasin sellele, et peaprokuratuuri juures oli hulk autosid, et üks variant on veel ka see, et nad arutavad järjekordset tehingut, et kas lasta telefoni kell mõne miljoni eest jooksu või menetleda edasi. Et Eva, kuidas sa hindad sellist olukorda, et mingi kurjategija, telefonipettuste juht võetakse vahele, ta on varastanud inimestel 3 aasta jooksul 100 miljonit, ta maksab mingi 8,5 miljonit ja lastakse vabadusse. Lastakse vabaduse, põhimõtteliselt lausa rulliti punane vaip. Jermolajev, Ukraina kodanik, läks ilusti eralennukiga, sõitis oma Vahemere villasse tagasi ja kui prokuratuur tegi siin arvutuse, et riigikassasse laekub siis 8,5 miljonit ja Eesti inimestelt väidetavalt on välja petetud 5,4 miljonit, ehk siis riigikassasse tuleb 3,1 miljonit puhast tulu, siis Jermolajev läheb täpselt samamoodi sinna oma villasse, teeb ka väikse arvutuse, et 100 miljonit miinus 8,5 ja võib ennast lihtsalt herneks hirmuda. Pagana hea äritehing.
Aga mõtlen nagu ka nende uurijate peale, politseinike peale, kes on võtnud nii keerulise juhtumi vahele. No see on ju pöörane, see on ju selline uus kelmuse liik, kus meie inimesed igapäevaselt kannatavad. On statistika, kus öeldakse 5-6 inimest iga päev jääb oma rahast ilma ja siis öeldakse, et tore, et tegite, saame oma raha kätte, nägemist, tellime kurjategijale eralennuki. Et kas see on õiglane või, et kas me nüüd teeme mingi hinnakirja, et kui sa näiteks teed seda pattu, maksad nii palju, saad vabaks ja mis mulle kõrvu jäi ja mis mind väga häiris, minu meelest oli see Vikerraadio saade, kus siis arutleti, et kuulge, ega inimene ei saa ju maksta, kui ta näiteks sõidab purjus peaga läbi Euroopa ja Eestis võetakse ta vahele, et ega ta ei saa ju maksta selle kuriteo eest, mida ta seal Euroopas tegi. Aga mõelge, kui need oleks väiksed mõrvad olnud, sest tegelikult nende telefonipettustega ju rikutakse inimeste elusid. Mõni võib-olla teebki enesetapu, kui ta on võtnud omale tohutuid laenusid. Et mõelge nüüd, kui ta oleks kogu Euroopas on tehtud väike need mõrvad ja kui ta Eestis vahele võetakse, siis ju arvestatakse kõiki neid mõrvasid, mitte ainult seda mõrva, mida ta on Eestis teinud. Et see on ju tohutu ebaõiglane kõikide nende inimeste suhtes, kes peavad kannatama. Ega ma arvan, et see kurjategija ju jätkab oma tööd. No ta kindlasti, selles, ma ei oska öelda, eks ole, kas ta jääb mingisuguse nii-öelda jälgimise või mille alla või mis ta nüüd edasi teeb, aga fakt on see, et mis ta siis on 92 000 või 91 millegiga miljonit jääb talle ju alles ja kõik, aga millega seda võib-olla Eesti rahvale üritatakse kuidagi nagu söödavaks teha kogu seda asja ongi see, et näeme inimesed justkui saaks raha tagasi, aga mina olen näiteks kuulnud, et kui inimesed jälle te arvate, et oi kui tore, et see raha nüüd, mis minult ära võeti, laekub kenasti minu arvele, siis ma kuskilt lugesin, et see protsess on väga-väga pikk ja keeruline ja võib juhtuda, et sa ei saagi seda raha tegelikult tagasi. Ja maksad pärast veel tulumaksu. No ju seda nagunii. Aga lähme viimase päris karmi teema juurde, milleks on meil immigratsioon. Monika, me oleme siin Riigikogus nüüd järjest näinud neid seadusi, millega tegelikult on keeratud vinti juurde, gaas põhja, et rohkem välismaalasi saaks meie tööturule, rohkem immigrante headel tingimustel meie sotsiaalsüsteemi külge, et kas meil on siis vähe neid töötajaid või? No võt see on jällegi see, et on suured valed, väiksed valed ja on statistika. Ehk et ühele statistikale tuginedes siis meie tööandjad siis survestasid valitsust, et lõdvendada seda siis tööjõu sissetoomise poliitikaid. Ja ma olen seda öelnud, et jällegi vaadake otsa valitsusele ka selles mõttes, et kas me saame süüdistada siis ühest küljest ettevõtted, et nad tulevad selliste asjadega välja, sellepärast, et mis on meil ettevõtluse alus? Ettevõtluse alus on ikkagi see, et meil oleksid ettevõtlusele soodne maksukeskkond, et meil oleks ettevõtlusele soodsad energiahinnad ja ettevõtlusele ja kolmas komponent ettevõtjate sisendile on loomulikult siis igasugused, on siis tööjõud ja tööjõumaksud. Ehk et praegu me väga selgelt näeme, et ettevõtjad, väga paljud ettevõtjad ju väikeettevõtted lähevad järjest pankrotti, siis siin on ka osades sektorites on ka suurematel ettevõtjatel juba raskusi. Ja mis neil nagu üle jääb, kui kaks sisendit on hullumeelselt kalliks aetud, et kas panna oma uksed kinni
lõpetada üldse igasugune tegevus ära või siis ikkagi proovida selle nende seisukohalt, ellujäämise seisukohalt veel kolmandat varianti siis nii-öelda odavat välistööjõudu. Et selles mõttes ma saan neist aru, aga ettevõtted ju ka, ma arvan, et ka nende hulgas võib-olla isegi on neid inimesi, kes mõtlevad võib-olla ka meie rahvusriigi säilimise seisukohast ja kõik, aga igapäevaselt, kus sul on, meil on ettevõtjaid, kus on ju isegi ka, ütleme, ühesõnaga, mille olemasolust sõltub juba olemasolevate töötajate ja ka Eesti perede ja kõik toimetulek. Nii et see ei ole nii lihtne, ma panen uksed kinni ja mõtlen ainult riigi ja rahvuse säilimise peale. Ja me peame ikka väga selgelt otsa vaatama sellele valitsusele, kelle tegevus on igas selles punktis ju eestlust ja Eesti riiklust hävitab. Maksud on kõrged, energiahinnad on kõrged ja nüüd siis hakatakse veel tegelema ka sellega, et põhimõtteliselt selle asja nimi on rahva väljavahetamine, see lihtsalt viib selleni välja, et see on rahva väljavahetamine, sellepärast, et kui juba praegu meil sündivus on väike, meie ütleme viimase 4 aasta immigratsioon on 2,5% rahvastikust, siis lisaimmigratsioon, siis meie ütleme Eesti inimesed ei saa koha peal tööd, ma tegelikult markeeriks ära ka selle, et millega põhjendati, et tuua seda välistööjõudu praegu sisse, on see, et vaata ehitussektor ja siis tootmine, siis logistika ja siis seal oli vist veel midagi, et seal on justkui tööjõupuudus, et neil on vaja kvalifitseeritud tööjõudu, aga samal ajal on meil teine statistika, kui me statistikas ongi, et kumba statistikat sa vaatad, teine statistika ütleb, et meil on noorte töötuse protsent üle 25% ja üle 20% 25. aastal ja see on üle aegade suurim ja mis on veel eriti oluline, selle 25% hulgas või see 20% hulgas on eriti kõrge osa siis noorte meeste töötus ja nende samade noorte meeste töötus on jälle suurim just nimelt nendes sektorites, ehitus, tootmine, tööstus, logistika, kuhu tahetakse tuua siis seda nii-öelda odavat tööjõudu, et kusagil on need käärid ja need käärid ongi täpselt seal, et kohalikud noored mehed, kellel on vaja oma elu üles ehitada, eks ole, kes võib-olla on tulnud alles koolipingist, eks ole, kutsekoolis kusagile, neil on vaja sinna tööle minna ja et oma elu üles ehitada, neil on vaja väärilist palka, seda, mida meil Eestis makstakse. Aga seda ettevõtjad ei saa maksta, sest neil on teised sisendid kallid, nemad tahavad maksta vähem palka, selle palga eest kohalik noor ei saa tööle minna, kogemustel ka veel ei ole ja siis tehaksegi seda, et võetakse siis kuskilt Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest, Tadžikistanist, Usbekistanist, Kasahstanist, ma ei tea, Indiast, kust meil veel olid kust meil need sektorid olid, need on kõik välja ka selles seaduseelnõus välja kirjutatud. Olid minu meelest need soovijad, kes tahavad siia tööle tulla, endised Nõukogude Liidu aladelt ja India. Just, ühesõnaga suures osas me ju vaevleme ju ka selle keeleprobleemi käes siin, et meie avalik ruum ja meie asutused ja isegi meie meditsiinisüsteem, meie koolisüsteem, kõik rõkkab vene keelest juba. Ja nüüd me toome veel neid siia juurde, ehk et see on see, mida praegu tehakse selle välistööjõu seaduse, välistööjõu ütleme siis sissetoomise seaduse lõdvendamisega. See on Eestile, see tulem on tegelikult katastroofiline ja see on täpselt nii, nagu öeldakse, et kui sa oled külmas vees, ma saan aru, meil on mingis kriisis, kui sa oled külmas vees ja lahendad seda olukorda püksi pissimisega, siis ei lähe paremaks. See sama teema ka, et see seadus nüüd võimaldab tuua odavat tööjõudu, et see tähendab, et innovatsiooni ei ole, et inimestele saab maksta nüüd 0,8 keskmisest palgast ehk 80% keskmisest palgast, et ma arvan, et vene keel on juba päris domineeriv paljudes töökeskkondades. Et Eva, sa nägid ka seda pöördumist, kus Arstide Liit oli teinud avaliku pöördumise, et probleem on juba päris tõsine.
Probleem on väga tõsine jah, ja eriti, et see ei ole, eks ole, eluohtlik probleem, kui ei saa oma emakeeles tellida kohvikus siis, eks ole, kas kohvi või mõnda toitu, aga see läheb juba ikkagi väga tõsiseks, kui on haiglas keeleprobleem, et kas meil on siis töötaja on näiteks venekeelne või siis tulevad patsiendid, kes ei räägi riigikeelt, et meil on, kes lähevad ju arstiteadust õppima, neil on siis õppeperiood, eks ole, 9 aastat ja neile ei kuulu sinna kohustusliku ainena vene keel. Ei peagi kuuluma, et me õpime oma riigikeeles ja me koolitame ju arste oma riigi ja rahva jaoks. Ja seda nõuda, et nemad patsiendiga räägiksid nüüd vene keeles ja mis mind nagu häirib selles suhtes, et me teame, et see viimase aja immigratsioon ei ole ainult, eks ole, Ukraina sõjapõgenikud. Nad on kõik venekeelsest nagu keskkonnast ikkagi tulnud ja kui te ennem siin lugesite üles, eks ole, et meil tuuakse, eks ole, Valgevenest, Venemaalt, Usbekistanist, Tadžikistanist, Kõrgõzstanist, Gruusiast, kõik need odav tööjõud siia sisse, siis need on kõik venekeelsed ja nad ei ole mingisugused põgenikud. Ja teine asi, et ka kõik ei ole sealt Ukrainast tulnud, et kui me võtame selle Lasnamäe ühe piirkonna, kus ühel ruutkilomeetril elab 81 eri rahvust. Noh, et siis on ikkagi elementaarne, et kes siia siis elama tõesti tuleb, et ta õpib meie riigikeele ära. Ja näiteks osade inimeste näitel, kes siin sotsiaalmeediaski jagavad oma kogemusi, üks on väga tore inglanna, kes räägib, kui oluline on siin riigikeelt õppida ja osata, et see on lugupidamine meie rahva suhtes. Ja et kes te lähete nagu nüüd, eks ole, umbkeelsena sinna arsti juurde ja olete vihased meie siis meditsiini ja arstide peale, et ei saa omakeelset siis teenindust, et minu meelest küll, et kõigepealt et tuleb ikka hakata sellest maast ja meie rahvast ka lugu pidama ja siis siin abi oodata. Ja, et vaatad, kas see arst, kes võib ka patsiendiga võib-olla veel eesti keelt rääkida, aga probleem on juba ka see töökollektiiv, et ka töökollektiiv on venekeelseks muutunud. Mart Helme ütles väga hästi, et kas te olete juba vene keele kursustele ennast registreerinud, et võimalik, et mingil hetkel on ka siin fraktsioonide koosolekud venekeelsed, et me teame, et korteriühistu võivad juba vene keeles oma koosolekuid pidada ja isegi teatud omavalitsused, kui seal on teatud protsent kohalikke muukeelsetena, võivad oma keeles seda koosolekut pidada, et vaat kuhu me oleme jõudnud. Ei, no selles mõttes ma olin Tallinna volikogu liige 8 aastat ja ka nendel hääletustel muuseas me nägime, et Keskerakond ei tõstnud toru, eks ju. Meil oleks tegelikult olnud võimalus peaaegu, et võimalus need maha hääletada. Kui oleks tulnud sotsid taha täiskoosseisus, Keskerakond täiskoosseisus ja meie Isamaa olime. Et kui me oleks olnud opositsiooniga täiskoosseisus kohal, siis praegu oli meil olukord, kus koalitsioonist olid nii mitmedki olid välismaal, näiteks Juku-Kalle oma saadiku puutumatust kaitses Ameerikas või seal Armeenias. Et neid koalitsioonist oli päris palju ära, et meil oleks olnud peaaegu et võimalus need tagasi lükata. Aga Keskerakond ei tulnud hääletama ja oma sellest linnavolikogu ajast ma mäletan, et meil linnavolikogu töökeel loomulikult oli eesti keel ja nad ka valdavad seal, nad räägivad, nendega niimoodi üks ühele räägivad eesti keeles, aga nii kui tuli istungi vaheaeg, selline tunne nagu läks Pihkva volikogus. Kogu see ümbritsev keskkond, vene keel rõkkas niimoodi kõik nad väljendust, aga ma ei ütle seda sõna, aga seletasid oma vahel eesti keel või vene keeles. Kusjuures siin ka inimesed aeg-ajalt mõtlevad, et näete, et Keskerakond siin seisab, ma ei tea, mingite maksutõusude vastu ja inimesed juba leiavad, et küll on tubli see Keskerakond. Aga kui tuleb selline seadus, mis tegelikult otseselt mõjutab Eesti riiki, Eesti rahvast, Eesti püsimajäämist, siis kaotaks ära. Nende huvi ei ole, et eesti keel säiliks. Väga mugav on, kui ei pea eesti keelt õppima, saad ikka oma asjad vene keeles ära rääkida. Ei, see tegelikult ongi väga lihtne, et ka mõtlen siin, ma vaatan, et Eesti inimene juba arvab,
et kuidas see oli, et peaminister võiks olla Mihhail ja siis noh, ühesõnaga, mis meil siin veel on, et noh, kuidas me oleme nagu selleni jõudnud, et noh, ega midagi ei ole öelda, ega noh, kogu lugupidamise juures, aga nende inimestega on noh, ikkagi asi väga lihtne. Jah, nagu ütleme, toimetuleku ja nendes küsimustes nad ajavad õiget juttu, aga kui noh, on nagu valiku ees, kas seista siin noh, ütleme sellise nagu päris põhiseaduse kaitsele, eesti keele, kultuuri, rahva säilimise eest või ajada midagi muud, või ajada eesti rahva asja või ajada midagi muud, siis midagi ei ole teha, tuleb kurba tõtt tunnistada, nemad ajavad midagi muud alati. Nemad ajavad jah, midagi muud, sest kuidas see rahva kõnekäänd oli, et toida hunti palju tahad, hunt vaatab ikkagi metsa poole. No, soomlastel on veel parem ütlemine. Et vaatad sinna ida poole ikka. Ja, soomlastel on veel parem ütlemine, aga jäägu see sinna. Aga kena, lõpetame tänase saate. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast ja aitäh saatekülalistele. Ja kuidas, Moonika, on? Kas sul on tomatid maha pandud juba? Tomatid ei ole, kurgid istutasin ära, lillesemned külvasin ära, aga nüüd sel nädalavahetusel lähen maale ja võib-olla, et sõidan turult läbi ja ostan tomatitaimed ära ja panen tõesti kasvuhoonesse. Kuidas Eva sul on aiamaa? Mul on mõned peenrad ja need on enam-vähem riisutud. Tore. Mina käisin, aitasin ämma. Aga tänan vaatamast ja tehkikat sellist aiamaad ja siis on vähemalt kindlustatud toidujulgeolek. Just ja meil ka rõõmus. Istutades oled sa õnnelik. Just täpselt. Kõike head ja ilusat kevadet.